Tere tulemast ajalootundi Transformerite stiilis. Cause we lighting it up on a fire, let's go, my credit card is maxed out. Yeah, took the stacks out. Baby girl, I love it when you fucking twerk that ass out. I'm spending, baby. No tervist, minu nimi on Roger ja te vaatate The Raj Show'd. Järjekordne Transformerite film on teie ees. Järjekorras 5, ehk siis The Last Night, ehk siis viimane rüütel. Ja ei, kui te arvate, et see viimane rüütel on Optimus Prime, siis te eksite. Vaatame üle, millest see film rääkis ja siis ma räägin natuke sellest, mis ma arvasin. Filmi alguses me näeme kohe sellist ajaloolist ülevaadet kõigest sellest, kuidas tegelikult Transformerid alguse sai, või vähemalt siis sellest, et mis ajastust on juba Transformerid maa peal elanud. Ehk siis me saame sellise korraliku ajalootunni, kes teavad ümarlaua rüütleid, kuningas Arturit, Lancelotti, Percival, võlurit Merlinit, siis see kõik mängitakse alguses lahti, justkui nemad on kõik suure sõja keskmes, siis Merlin läheb kuskile iidsete Transformerite juurde, palub nende käest abi, et võita seda sõda ja saab endale saua, millega ta saab kontrollida kõiki 12 siis Transformerite rüütlit, kes on tulnud maale, kes kõik muutuvad ühiseks suureks draakoniks, siis keda Merlin kontrollib ja kellega võidavad nad siis sõja ära ja siis lõpuks tekibki selline, kui me teame 12 ümarlaua rüütlit, siis iga 12 ümarlaua rüütli taga on ka üks Transformer, kes on justkui rüütlid, kes on siis tulnud kaitsma, või nad ei ole pigem tulnud maale elama, või pigem on nad siin peidus, sellepärast et neile ei meeldinud Cybertronil ja nende looja juures olla. Ja sellest loojast räägime kohe täpsemalt. Filmi alguses me teame seda, et eelmise filmi lõpus läks siis Optimus Prime otsingule enda loojat, oma looja otsingule siis täpsemalt. Ja filmi alguses ongi Autobotid ja Decepticonid on omavahel sõjas, inimesed on seal kuskil vale peal, üritavad aidata Autobotte, aga samas nad arvavad, et kõik Transformerid on halvad, ehk siis mis iganes Transformer kuskil esile kerkib, selle jaoks on loodud selline vastupanu liikumise rühm, kes siis tegeleb sellega, et kõik Transformerid ära hävitada või siis vähemalt kõik ohud ära neutraliseerida. Ja siis on meil meie peaosatäitja Mark Wahlberg, kes on siis ikkagi mestis Bumblebee ja kõikide teiste autobotidega, kes siis ikkagi aeg-ajalt nii-öelda päästavad neid, antud hetkel siis noori, kes veel usuvad Transformerite headusesse ja seisavad selle eest üldiselt, et kõik Transformerid ei ole halvad. Aeg läheb edasi, sõda süveneb, Optimus Prime on ikka kadunud, samamoodi ka Megatron on kadunud, ei ole kõiki neid suuri iidoleid meil olemas. Olukord süveneb sellega, et Mark Wahlbergi kätte satub selline väikene medaljon või ütleme selline ümarlaua rüütlite aegne selline kivi talisman, mis tähendab siis seda, et Mark Wahlberg on välja valitud järgmiseks rüütliks ja tema ülesanne on siis päästa maailm kõigile selle ohu eest, mis seda ees ootab, kui üsna pea Cybertron ehk siis Optimus Prime'i ja Megatroni ja kõikide teiste Transformerite kodukoht maad ründama hakkab, eks ole, üks maakera justkui ründab teist maakera ja siis üks maakera saab teise maakera ära. Anyway, kõik see juhtub alles tulevikus, senikaua me teame ainult seda, et Mark Wahlbergi käes on see talisman, mis siis kuidagi ühildub tema käega, saab temaga üheks, kaitseb teda kõikide halbade asjade eest, mis juhtuma hakkab, ühel hetkel filmis muutub see suureks selliseks mõõgaks, millega ta siis kaitseb Optimus Prime'i selle eest, et teised need 12 siis rüütlit ei hävitaks seda selle eest, et Optimus Prime valesti käitus või ütleme, tegi siis halba sellega, et ta pigem võitles maakera päästmise vastu, kuigi tegelikult me teame, et Optimus Prime on ju hea, aga siis, kui ta mingi hetkel muutub Sentinel Prime'iks, kus tema looja on pannud talle pähe mõtte, et tänu temale ongi tema koduplaneet Cybertron hävinud ja ta peab minema maale, et otsida üles sau, mis päästaks kõik ära, vähemalt siis tema looja arvates, sest tema looja saab võtta selle sau, panna selle suurde masinavärki ja koguda kogu jõudu sealt niimoodi, et Cybertroni maakera tuleb nii-öelda maa, see maa, kus meie elame, sinna külge haagib ennast ja hakkab järjest imema seda elujõudu sealt seest välja, kuni siis maakera kui selline ülekuumeneb, inimesed ära surevad seal peal ja Cybertron jälle ellu tärkab. See on nende nii-öelda selline world peace goal eesmärk, kui võib öelda. Aga filmi käigus saab siis Mark Wahlberg teada seda, mille jaoks talisman tegelikult tähtis on. Kohtuvad siis Anthony Hopkinsiga, kes on ka siin filmis päris suure osatäitja, kes on siis selle Wikide
elupuu üks viimaseid ellujäänuid veel, kes on siis alates seal loetletakse igast Einsteinid ja vennad Wrightid ja kes iganes muud seal välja loetleti, kes on ka tegelikult Witwickide perekonnast pärit ja kes on hoidnud seda Transformerite saladust siin maa peal. Tema ülesanne on nüüd päästa maakera, sellepärast on kuulutus, et kui jõuab see talisman maale, valib välja selle viimase rüütli, siis on maakera varsti hukule määratud ja nii tõepoolest on. Nad lähevad otsima siis seda saua, mille ümber kõik keerleb, selleks, et päästa maailma. Seda saua saab ainult kontrollida üks naisterahvas, nagu ikka kõikides Transformerite filmides peab olema meil siuke tugev peaosatäitja, muidugi Shia LaBeouf ei olnud tugev, aga Mark Wahlberg on lihased ilus mees, eks ole, mängib oma osa välja ja siis on meil muidugi üks perfektselt välja valitud naisosatäitja, kellel on keha olemas, kellel on mõistus olemas ja me kõik teame, mis tema ülesanne seal filmis on, aga seekord on tal ka väga tähtis ülesanne, sest tema saab valitseda seda saua, millega siis päästa maailma hukatusest, sellepärast et Cybertroni looja tahab ka seda saua enda kätte saada, et vastupidi maad ära hävitada. I know right. Ehk siis, kui me võtame kokku kogu selle Transformerite filmi, siis kõik on täpselt sama, mis eelmistel filmidel. Sama palju actionid, sama suur, kaboom, puh, hull mingi action käib kogu aeg, keegi üritab maad hävitada, autobotid üritavad maad päästa, lõpuks tuleb Optimus Prime viimasel hetkel kuskilt välja ja päästavad maailma ära. Ehk siis midagi otseselt ei ole muutunud, ei ole seda uut külge veel tulnud Transformeritel ja enam-vähem minnakse sama teed mööda, mis juba viimased 4 osa on mindud. Kuigi okei, esimesed 3 osa, kui Shia LaBeouf oli, siis oli võib-olla natuke sisukam. Välja arvatud nüüd see 4, mis siin mõni aasta tagasi välja tuli. Aga see läheb sama rada pidi mööda, kus see kogub 2,5 tundi kestab see film ja kogu selle aja jooksul on põnevust. Aga lõpuks, kui sau kätte saadakse ja kui Optimus Prime saab oma loojalt käsu, et ta peab maale tulema ja selle saua ise kätte saama, hakkab ta kõigi vastu, kaasa arvatud oma heade sõprade Bumblebee ja teiste autobotide vastu. Lõpuks Mark Wahlberg ja Bumblebee suudavad ta ümber veenda. Silmad muutuvad lillast taaks siniseks, enam ta ei ole Sentinel Prime, vaid on Optimus Prime jälle ja hakkab koos autobotidega siis võitlema oma looja vastu selleks, et maa püsiks sellisena, nagu ta on ja lõpus me näemegi suurt võitlust sellega, kuidas inimesed ja autobotid koos välise ohu vastu võitlevad, päästavad päeva ja taaskord Optimus Prime'il on lõpus targad sõnad öelda samal ajal, kui taustal koostub selline väga eepiline muusika. Ehk siis Transformerid nagu ikka, ei midagi uut. Räägime natukene sellest, mis seal oli. Mind jõhkralt häiris terve filmi vältel see, kuidas Michael Bay, kes on väga hea filmide looja, kes suudab seda üldist pilti hästi vaadata, aga on lasknud läbi sellise viisi, et mitte isegi ühes kaadris, vaid ütleme, et üks tegevus, olgu see mingi rüserus autobotide vahel või olgu see kas või mingisugune lihtsalt selline natukene seda üldpilti loov miljöö, kus kas või auto sõidab kuskile või inimene kõnnib kuskile, siis üks kaader on live formaat, terves pildis on kogu kaader, ei ole seda cinematic efekti, kus sul ülevalt alt on väike must äär, järsku pöördub kaamera või tuleb siis teine võte ja seal on järsku cinematic, ehk siis sul on ülevalt alt on see väike must piir, ehk siis teeme teile puust ja punaseks. Praegu mina räägin oma juttu ja nüüd tuleb järsku see cinematic efekt peale, aga mina räägin ikka oma juttu edasi ja nüüd järsku enam ei ole cinematic piire mul üleval ega all ja nüüd ma räägin natukene edasi ja nüüd ma pööran siia külje peale ja järsku on cinematic ülevalt all. No võt, on kahtlane. Ja seal filmis ma vaatasin enne seda filmi vaatama minekut ka mõnda ülevaadet ja inimesed kirusid seda, mõtlesin, et see ei saa ju nii hull, aga kui ma istusin seal kinosaalis, vaatan seda, siis ütleme, et peale pool tundi mind hakkas see juba räigelt häirima. Võib-olla mõnda inimest häiri, aga mind häiris see räigelt. Vahepeal, kui olid rohkem hooked selle filmiga ja olid põnevamad kohad, siis ei pannud seda võib-olla nii väga tähele. Aga kui sellised rahulikumad kohad olid, siis no see oli väga rõve. Ma ei kujuta ette, kas see on mingi uus nišš, kas hakataksegi nüüd seda tegema. Ma väga loodan, et ei hakata seda tegema. Aga Transformerite filmi puhul 4. oli ka seda natukene. Aga see 5. osas, see on ikka paras peavalu.
Jaa, ja mis veel selle filmi juures oli suhteliselt kahtlane, eriti selle alguse juures, kus see intro oli, kus Merlin ja Lancelot ja kuningas Artur ja kõik teised võitlesid, oli see lollakas, pealesurutud, kahtlane huumor. Jah, ma tean, mulle meeldib see huumor, mul on ka kiiksuga huumor, aga sellesse filmi, kui sa lähed Transformerid vaatama ja sul on seal mingisugune joodikust võlul Merlin, kes samal ajal kui hobusega sõidab, kulistab pudelist jumal teab mida alla, kukub peaaegu hobuse seljast alla, ma ei tea, röhitseb ja pärast filmi käigus on veel mingid noored lapsed, kes üritavad mingit nalja teha kuskile, ma ei tea, tõsise jutu vahele, mis kohati oli naljakas jah, kui sa vaatad, et väiksed lapsed üksteisele ära panevad, aga üldiselt oli kuidagi kahtlaselt peale surutud huumor, mis enam-vähem kui skripti kirjutaja on kuskil keset teksti, siis mõtleb, et siia võiks mingi nalja panna, ja Merlin võiks nüüd rõhitseda, ma arvan, et nagu ei. Mis selle filmi juures veel on, nagu ma juba enne ütlesin, siin ei ole midagi uut. See on juba 5. osa Transformerite, selle kogu žanri juures Michael Bay jälle tagasi oma eepiliste actionitega. Filmid on pikad, 2,5 tundi, aga midagi uut ei ole mingit uut peategelast, ei ole mingit uut suure tähtsusega kõrvaltegelast. On hästi palju erinevaid kõrvaltegelasi, kellel on mingisugused väiksed rollid, mis nagu on tähtsad, aga samas ei ole ka üldse tähtsad. Ja nagu ikka on meil Bumblebee, muidugi Bumblebee kõige esimene entrance alguses on üks kõige ägedamaid üldse, kui sa alguses luuakse selle filmi taustu üldse natuke teistmoodi, ei näidata Autobotte ega näidata meie peaosatäitjad Mark Wahlbergi üldse. Ja siis järsku ühel momendil, kus üks laps on hädas, tuleb majast, hüppab mingisuguse front flipiga Bumblebee välja, laseb vahalased maha. See oli päris äge esimene kaader Bumblebeest, aga ülejäänud ongi täpselt see, et vahepeal me näeme kaadrid Optimus Prime'is, kus ta on oma looja juures, kuidas ta saab teada, et tegelikult tema oli selles süüdi, et Cybertron hävis ja nüüd ta arvab, et ta peab justkui ennast lunastama. Siis me näeme jälle maapealsed kaadrid, seal on kõik minemas segi, siis me näeme jälle mingit Optimus Prime'i ja Optimus Prime'i selline, ma ei tea, star moment on alles lõpus, ütleme viimasel 45 minutil. Ehk siis, ma ei tea, ei olnud midagi uut, aga film oli äge, kui sulle meeldib action, kui sulle meeldib Transformerid ja paljud inimesed, kes on seda maha teinud, et see on kõige halvem Transformerite film üldse, IMDB's on sellel ka kõige madalam hinnang kõikidest nendest 5 filmist üldse, 5,3 ainult 10. Üldiselt mina ei nõustuks sellega, et ta nii väga halb film oli. Kui keegi teeks selle korda, võtaks need cinematic vead kõik sealt ära, et ei oleks kogu aeg mingit hüppamist, et korda must ja siis kord on jälle terve pilt ja siis on jälle natuke must. Siis oleks see juba grammi võrra parem see film. Ja kui oletame, et äkki tuleb 6. osa, kuigi arvata võib, et see on äkki viimane, aga kui peaks 6. osa tulema, ja kui nad tooksid sinna mingi natuke uue süžee sisse, mingi uue peaosatäitja või mingi uue mõtteviisi, mis muudaks kogu seda, ma ei tea, kogu seda Maa ja Cybertroni vahelist mingit mõõduvõttu ja Megatron versus Optimus Prime põhiline selline, et kui äkki Megatron ja Optimus Prime saaks sama poole peale mingi uue vastase vastu, kes on kuskil 3. kohast, midagi sellist, ma ei tea, see oleks päris äge. Nii et arendimisruumi on siin palju, heli on siin filmis hea, selles osas nii eriefektide heli kui ka taustaheli, mis mängitakse siis, kui sul on mingid põnevad hetked ja nagu ikka, kui on Optimus Prime mingid kõned, kus ta räägib sellist tiipi tarka juttu hästi rahuliku häälega, sest see on kõik nii tähtis, mida Optimus Prime ütleb ja see on kõik, mida pärast filmil käinud inimesed panevad omale kuskile life quotes kirja. Need on päris sürrid ja samas mõnusad hetked ja lõpp hea kõik ja samamoodi Optimus Prime tänab, ütleb Autobotidele, et me peame inimesi kaitsma, me oleme ühine pere, me oleme ühiste eesmärkide nimel ja üks asi on veel lõpus, nagu ikka, kui film ise läbi saab, on veel mingi eraldi lõputseen, mõnikord on see peale lõputiitreid, sel korral ei ole ta peale lõputiitreid, aga ta on suhteliselt kohe peale lõppu. Me näeme seda, et Cybertroni looja, kes siis hävines tegelikult, kelle Bumblebee vastu taevast lasi, on tegelikult kuidagi maa peale saanud, ta on võtnud inimkuju
ja hakanud mingit meest moosima, et ta võib näidata, kuidas maakera ära hävitada. Ehk siis see annab su see, et selleks, et 6. osa on ka tulemas ja me näeme seda, kuidas on Cybertroni looja siiski veel elus, ta on inimkehas, inimvormis ja üritab seespoolt hakata seda süsteemi lahti närima, nii et eks neis, mis need järgmised 3-4-5 aastat siin toovad, kui peaks Transformati film tulema. Üldiselt kõike seda kokkuvõttes annaks sellele filmile hinnanguks 7,5. Jah, see on üpriski madal minu jaoks, kuna ma olen optimistlik tavaliselt filmide suhtes, aga ma ei saa üle ega ümber. See cinematic efektide kõikumine oli lihtsalt pain in the ass. See oli nii kole vaatepilt, kui veel olla saab. Nii et ma ei tea, mingi vaadake see film ära, kellele Transformerid meeldivad, meeldib ka see raudselt. Mulle tegelikult see film iseenesest meeldis, jättes need miinused kõrvale. Ja mis seal muud ikka, kui meeldis, pane alla like, pane subscribe, kui tahab veel näha. Ja ma ei tea, anna mulle all kommentaariumis teada, et milline su lemmik Transformerite film siiamaani on olnud. Minu poolt praegu kõik, thanks, et vaatasid ja tšau!